Mul pole lapsi. Mu sõpradel on. Ja nad kutsuvad mind enda laste sünnipäevale. Ma ei taha. Mida ma teen 4-aastase sünnipäeval? Nagu ma tean, et ma ei ole ju tegelikult kutsutud. Ma saan kohe sest aru ka. Kohe, kui ma kohale lähen, mind ei võta see sünnipäeva laps vastu. Mind võtab see minu loll sõber. Ta on oma selle... Sa tulid. Nojah. Sa kutsusid. Ja siis ta teeb selle ukse pealt, kus ta kutsub enda last. Vaata, kes mängib kuskil eemal ja siis tal on see Christopher! Onu Roger tuli! Ja ma näen, et Christopher kohe, kui ta kuuleb minu nime, ta läheb tuju ära. Saada, eelmine aasta ma ei toonud talle kingitust, ma mõtlesin, et hui mäletab. Mäletas. No, siis ta oli seal, ta oli oma sõpradega, vaata, mängis, noh, tal oli full. Ja siis kohe, kui ta kuulis minu nime, ta oli... No, see ei ole mõnus sünnipäev, kus nüüd olla. Ma ei saa sünnipäeva lapsega läbi. Nii et ma olengi lihtsalt seal nurgas, söön võileiva torti. Ja siis lihtsalt vaatan, kuidas teiste lapsed mängivad. Ja vaata, lastel on hästi palju energiat. Ma ei saa aru, mida nad mängivad. Ma ei saa aru, kui palju neid mängib. Ma nägin ühte poissi, kes jooksis teise juurde, ütles lihtsalt, sina oled kull. Ja siis jooksis järgmise juurde ja pani talle lõuga. Mis mäng see on? Nüüd mul on pulss laes, ma nagu... Iga hetk võib keegi viga saada. Ja siis ma hakkasin märkama asju, ma nägin, seal oli mingisugune väike nurgake, kõik, kes jooksid, see oli libe, kõik libisesid, kõik oli see... No, ma ei taha endale mälusoppi kuhugi seda, et ma mäletan seda viimast sünnipäeva, kui see poiss veel jooksis. Miks ma pean traumast osa saama? No siis ma olengi vaikselt seal võileiva tordiga nurgas ja ma nägin, seal oli mingi ronimispuu ja ma nägin, kuidas Christopher hakkas üles ronima. Ja ma ei öelnud mitte kellelegi. Ma olin seal vaikselt lihtsalt nagu kõrgemale. Äkki ma ei pea järgmine aasta tulema. Aga sa arvad, Christopher on väike poiss, ta ronib üles ja tal ei ole väga palju mõtteid peas. Kui ta jõudis üles, siis tal oli see, et ongi kõik. Ja lihtsalt lasi ennast selili alla. Sa arvad, ma nägin, kuidas väike poiss kukkus ülevalt alla selili ja nagu 3 sekki ei liigutanud. Ma mõtlesin, ta on surnud. Tegelikult ta lihtsalt võttis natuke aega. Pole hullu. Tal hakkabki tulevikus suht palju aega võtma. Hea, kui ta kohe ära harjub. Ja kohe, kui ta nagu sai aru, mis juhtus, vaata, siis ta pani oma selle sireeni peale, vaata, tal oli see... Minu sõber oli minu juures ja tal on teine laps ka, tal on beebi, tal oli beebi süles ja siis ta nägi, kui ta laps hakkas karjuma ja tal oli veits see, et joppas, et teise ka tegin. Esimene on juba defektiga. Ja siis ta vaatas minu poole ja ütles, Roks, hoia tervet. Aga sa ei saa mulle niimoodi beebit anda. Mul pole lapsi. Beebidel on ülipalju reegleid. Ma ei oska hoida beebit. Sa ei saa öelda mulle lihtsalt hoia beebit. Beebi ei oska enda pead hoida. Olete hänginud beebiga ja siis ta on lihtsalt nagu... Ma pean nüüd muretsema, et enda kaela ei murra. Beebide selgroogi kannata nende enda keharaskust. Nad ei saa istuda, nad ei saa seista. Ära ütle, et hoia beebit. Ma võtan teda vastu nagu korvpallist söötu. Ütle, kuidas ma hoian teda. Sellest pole üldse kasu ka, kuidas ma näen, kui vanemad hoiavad enda last, vaata, nad hoiavad alati sellest, tead see.
No ma ütlen teile kohe ära, te ei näe mind mitte kunagi. Lihtsalt võõras laps. Lihtsalt niimoodi süles. Ma ei hakka selleks onuks. Jõuan sünnale kohe, minu kord on hoida, minu kord on hoida. Ma isegi ei tea, kui kaua sa tohid last niimoodi hoida. Järgmine hetk ongi see, et sõber ütleb, kuule, hoia mu last, noh, ma olen full selles. Ja siis on see, et Roger, ta on 13, sa võid ta maha panna. Mina ei tea, sa ütlesid, hoia last niimoodi hoitakse. Ja veel mida ma kardan on see, et kui mul on vaata beebi niimoodi süles, mis siis, kui ta situb mulle pihta? See pole minu beebi. Ma pole isa, mul on 0 isalikku instinkti. Kui mul on sitt peos, siis ma olen lihtsalt... No, nüüd sul on 2 defektiga last. Ja see lihtsalt viskaski mulle lapse sülle, ise jooksis põetama nagu seda oma teist last. Ja ma sain sellest beebist vaat niimoodi kinni. Väga äge. Lihtsalt sõdur beebi vaatab mind sellega, tead see. Ja lihtsalt hakkas libisema. Ja tal oli see pilk ka, kohe varsti põrandal. Mulle ei öeldud, kuidas sind hoida. Ma üritan elu eest teda päästa, noh, mul on see. See on terve aeg särk tõuseb tal üles. See näeb välja, nagu ma rulliks laste vorsti pakendist välja. Lõpuks oligi, ta libisid niimoodi, mul olid nagu käed tal kaenlaugus ja tal oli särk lihtsalt siit. Ta nägi mu süles välja nagu Liis Lemsalu. Ja ma mõtlen, et see on hea koht, kus beebit hoida kaenlaaugust. Aga ta on beebi. Eks ta ei tea, et kui ma olen tal kaenlaaugust, siis tema peab olema nagu olümpiavõimleja. Noh, ta peab olema sul... Ta on ikka oma selles lõdvas. Lihtsalt libises seda, särk oli üle pea juba. Ma ei tea, kas ta hingab. Samal ajal, kui sõber põetab oma last, ma on siin, lämmatan järgmist. No see oligi, ma üritan tal mingi särki seljast ära saada. Nagu kisun ja sain ära ja lihtsalt viskasin lihtsalt. Ja mul on paljas beebi süles. Ja inimesed vaata kohe ka, kui sul on paljas beebi süles, ta on kohe mingi, hei, kuule, pane talle midagi selga, tal hakkab külm. Siis ma pean olema nagu mingi, et tead, just võtsin ära. Inimesed küsivad kohe ta nime. Kui sul on paljas beebi süles, parem oleks, et sa tead ta nime. Ma teadsin, ma ei tahtnud öelda lihtsalt. Ma ei tea, mis mu sõbral viga on, aga tal on 2 last, ühe nimeks pani Christopher, beebi nimeks ta pani Timofei. Minu vanune tüüp. Timofei oma beebile. Ma ütle kellelegi, et mul on kurat Timofei süles. See kõlab nagu ma olen 35-aastast meest. Kohe, kui ta ütles ka, et Timofei, vaata, siis mul oli nagu see, et lasteaeda ei panegi, jah. Ta läheb otse taksojuhiks. Mul vanaisa kukkus hiljuti. Te võite oma persaugu lõdvaks lasta, ta on minu vanaisa. Ma ei räägi teie omast. Ta on 87. Ta kukub kogu aeg. See on tema vanuses juba peotrikk. Ta teeb kogu aeg seda, kus ta ütleb, poiss, lähme. Ja siis me ei lähe. Aga hiljuti ta kukkus suht tõsiselt. Ta elas vaata üksinda ridaelamus, siis ta kukkus, ta pidi minema haiglasse, ta oli 3 kuud haiglas ja siis ta pandi hoolde koju ja ta seal jagab ühe teise pensionärist mehega tuba. Ja ma ei nagu mures, ma polnud ta 3 kuud näinud, ta on ainuke vanaisa, kes mul elus on olnud, üldse ta on mulle väga kallis.
Mõtlesin, et ma lähen talle külla ja kõik lähedased olid nagu mingi, et kuule, tead, enne kui sa külla lähed, lihtsalt pane valmis, vanaisa näeb kohutav välja. Ja mul nagu see, et okei. Ülinärvis ka, ma mäletan, ma läksin sinna nagu mingi päevasel ajal hooldekoju, lihtsalt higi voolab, lihtsalt hääl värises, kokutasin natuke. Ma mäletan, ma ütlesin seal valvelauas ka, et tervist, tulin vanaisale külla. Ja siis see valvelaua töötaja, ta oli kohe mingi. Tal on mingi veider Tõnis Niinemetsa energia, ma ei tea. Ta lendas kohe sellega peale. Meil on neid palju! Millist vanaisa? Ma olin seal nagu, et isa poolset. Aga ta tahab nime teada. Aga ma pole oma vanaisat 3 kuud näinud, ma olen stressis, ma muretsen ta tervise pärast. Ta on ainuke vanaisa, kes mul olnud on, ma teda terve elu vanaisaks kutsun. Ja nüüd see naine pinnib mult infot välja. Sellest nagu lihtsalt sellest stressi olukorrast. Mul ei tulnud ta nimi meelde. Pea oli täiesti tühi. 0 mõtet. Ma lihtsalt ütlesin, et näita nimekirja. Valime ühe õnneliku välja. Ta oli tore naine, aitas mul välja valida. Leidsime, ta ütles, et ma tean, kus su vanaisa on. Juhatas mind väga lahkelt. Mööda koridori läksime. Päevane aeg, mööda koridori kõnnime. Siis ta lükkas lihtsalt ühe ukse veits paukile ja see oli nagu kott pime tuba ja ta ütles, su vanaisa on siin. Mul nagu see on mingi lõks või? Mis mõttes, mu vanaisa on siin? Ta armastab päikest. Mis te tegite? Ta on nüüd nahkhirve. Ta tuli, ma teile ukse lahti, ta on pea alas pidi lihtsalt. Miks ta kott pimedas toas on? Siis lükkasin rohkem must lahti, ma ei näe ikka mitte midagi. Hakkasin lülitit otsima ja leidsin kohe vanaisa. Ma ei tea, miks ta ukse kõrval magab. Ja et ma talle näppu suhu ei pannud. Ta oli nagu... Ja keegi ei valetanud mulle. Ta nägi kohutav välja. Lihtsalt rõve vaadata. Mul oli veits, et Aga ta on ikkagi minu vanaisa, ma ikkagi armastan teda. Nüüd veits vähem. Ja siis ma istusin talle sinna voodi ääre peale ja patsutasin teda, rääkisin taga juttu ja ütlesin talle, et kallis vanaisa, ma tulin sulle külla. Ja siis ruumi teisest otsast kostus lihtsalt, ma olen siin pool. Ja ma olen nagu, et mul on hooldekodu vaja. Ma ei teadnud ta nime ega nägu. Ja siis ma sain enda vanaisaga ka veits aega rääkida. Räägime juttu seal ja just sellel hetkel tuli arst tuppa ja siis ta nägi mind, tal oli kohe see, et väga hea, et sa siin oled, ma pean su vanaisale rohtu andma. Ole hea, hoia teda. Ja ma olin nagu, et ära muretse, ma tean täpselt, kuidas ta toidub. Kuulge suur aitäh Viimsi, ma ei Roger Andra.